Ühel või teisel moel peaks vana auto jõudma ükskord Kuusakoskisse, kus veski selle juppideks jahvatab. Kampaania, mis üle Eesti juba 4. korda ette võetakse, tegelebki vanade autodega äravedamisega. Tallinn tegeleb romudega aga aasta ringi. Ma tean, eelmine aasta näiteks Mupo korjas tänavatelt üle 500 sõiduki ära, aga kindlasti on oluline ka KOV-ide koostöö, et ka KOV-id siis tegelevad uinuvate sõidukitega, mis on tänavatel ja parklatesse jäetud. Meie kampaania eesmärk on siis, et sõidukiomanik ei jätaks seda hoovi seisma ega tänavale. Autolammutused, kes kampaaniaga kaasas on, lammutavad selle juppideks ja kõik, mis üle jääb, viivad samuti Kuusakoskisse. Esimese kampaaniaga koguti üle 200 sõiduki, teisega üle 400 ja mullu samuti üle 200. Just selle kampaania raames ongi see, et inimesed, kellel ei ole võimekust ise oma autoromud toimetada sinna kokkuostupunkti, siis saavad inimesed ühe telefonikõnega oma sellest ohtlikust jäätmest vabaneda, mis neil seal kuskil siis seisab. Tallinnas tegeleb autoromudega Mupo. Paraku ei saa isegi pikalt seisvat masinat Mupogi ära vedada. Selleks tuleks seadusi muuta. Probleem on selles, et kui meil praegu näiteks on auto, millel ei ole tehnoülevaatust ja ei ole samal ajal ka kindlustust, ametlikult seaduse järgi tegemist ei ole autoromuga ja linnal ei ole mitte mingit õigust seda ära viia. Kui riik oleks seda seadust muutnud ja lasknud kohalikel omavalitsustel aktiivsemalt asjaga tegeleda, meil oleks mitte sadu, ma usun, et 1000 autot tänavatelt läinud. Kes tahab oma vanast autost lahti saada, saab 2 nädala jooksul helistada Autolammutuste Liitu 578 77 233 või Kuusakoski lühinumbrile 13 660.